Minu psüühika muutus. Kui te küsite, miks ma seda tegin, siis ma ütlen puhtalt hirmust ja paanikast. Läti hilinenud tõmblemiste peale. Ma murdusin lihtsalt. Okei, see pekki saatmine on tavaline asi ja ma ahitasin lätlasi, et õueürituste ja laste tuppa sulgemine anda kohe kaotusse. Nii kaua siis oli rahu. See on minu silmis ülbe Vene provints, üdini ebademokraatia, nii nagu Leedu. Ütlesin, kus on need lastekaitsjad, sest laste õigusi rikutakse praegu Euroopas kõige enam. No tuppa sulgemistega, jah. Mis teadupärast toob ainult probleeme juurde. Nende normaalne areng ja kõik on ohus. Kaja Kallasele meeleheitliku palvel saata see Brüsselis hüsteeria nii pikalt kui ikka saab. Kaasa Andrus Ansipka asja. Kurat on vaja Elli etteotsa toimetada Hanno Pevkur või Andrus Ansip. Hüsteerikute kamp tuleb laiali peksta. Peaminister Belgias juba kosub. Ja siis läksin mu katuskel sõitma, et Läti kohta, et surgu mõni 20-ndatesse otsustajate laps maha. Ebademokraatlikele režiimidele olen alati halba saanud. Tajudes ohtu demokraatiale otse Eesti piiri ääres ja tundmata inimõiguslaste vastuhakku sellele, olen valmis lapsed ohverdama, kui need on ülikute ehk otsustajate peres. USA tüvi tuua nende kooli. No lapsed reanimatsioonis siis veel ehk näevad, mis on elu. Vähe oli veel nendest noorte surmadest. Ma lihtsalt enam ei suuda, kui ma kirjutasin seda, siis mul oli vesi silmis ja higi seljas. Väga tugev erutus. Ma ei kavatse varjata seda, mida ma tunnen. Ehk kui laste intensiiv on neid otsustajate lapsi ja lapselapsi täis, ehk siis koidab elu väärtus neile. Meestel paraku enne aru pähe ei tule. No elu on näidanud ju. Juhul kui see viirus siiski oli Wuhani laboris, siis toimetage ta uue ja sama rangena sinna Euroopa Liidu institutsiooni ja parlamenti ja komisjoni, eriti vanemate meesteni. Nad põhimõtteliselt nad Kennedy'ga ära kustutada ja ongi kõik. Tulgu neile veel 20 või kohe nooremate kui 20 surma pähe, vähe oli veel. Endil oli asi juba stabiliseeramas. Ma olen ka 34-aastane haige nii füüsiliselt kui ka nüüd vaimselt ära murtuna. Ja ei taha enam seda psühhoterrorit. Lastekaitse tõu, kus te olete, sest nende õigus rikutakse praegu enim üle Euroopa. Ja viimasel ajal on meil ainukene vaimne tugi olnud Telegrami postitused. Merle Martinson ja siis terve punt neid saksa arste ka ja siis üks väike kimp neid Briti Oxford ja USA Harvardid epidemioloogia oli ka, kes kutsub üles lõpetama seda. Ma ei oleks uskunud jah, et ma lapse surma soovin, aga nendele psühhoterroristidele vist muu ei mõju. Ja Trump ja Orban ja Tegnell tunduvad ikka ellujääjatele täielikud inglid, vähemalt mulle küll, palju rohkem kui varem. Sest nad ei ole laskunud hüsteeriasse. No Macron on nagu murdumas natuke, aga elame näeme. Pedro Sanchez on ka üks sellised raiped, kes võiks kollektiivselt kukkuda sinna juhitavale hingamisele, võib-olla siis koidab midagi. Et siin elus on vaja kõike head hoida.
no tead, niisugused asjad muudavad inimest. Ka mina tegelikult ei taha ju siukseid postitusi panna enam. Aga ma lihtsalt olen ära hüsteerias, hirmul, paanikas, kõik. Ja ma ei karda enam surma, nagu ma videos ütlesin. Jah, see oht on olemas. Rahvamass ilma maskita ei tasu ikka tungida. Ja teerani lendava taga ei tasu. Aga see ebamõistlikkus peab ära kaduma ja laste asi ka. Kui vaja, siis õpetaja kandku maski, ongi asi või ei ole mingi mokalaata selle õpetajate toas kah. Ja kes on väga haiged, nendel peab olema õigus lihtsalt tööst keelduda. Ja. No, aga mõni õpetaja on raugakene, jah. Laske rahus alla lihtsalt. Siis kaovad mul momentaalselt ka sellised soovid ja juba praegu on see kadumas. Ma ka meeleheitlikult kisendada tahaks küll ja toomata nagu Thunberg sinna pukki. Ja keelustada teatud asjad üldse üle Euroopa Liidu ära. No ma aatekaaslasi on Trafalgaril Roomas. No okei, kohati läheb asi vägivaldseks, mida ma väga ei toeta, aga no olgu peale, parem ikka kui lihtsalt lambana käed küpes vahtida. Näed, Iisraelis 873 juhtumit. Noh, poole võrra sõita vähemaks ja kogu lugu. Suremus ei vähene üldse. Nii et arstidel on õigus. Ainult miks seda ainult Telegram vahendab, see on aru saamata. Täiesti mõistlikud inimesed. No Martinsoni pool ma ka esimene, aga mõtlesin, et on mingi huulumeelne või. Sa mõtlesin, et ega ikka ei ole küll. Vaatasin, et ta on arsti teaduskondki lõpetatud. Jah, ta on nooremapoolne inimene. Keskerakonnast, aga miks on David paika ei suuda panna siis? Eks jõulude ees on ka hirm suur, et see need ära rikutakse. Kui ma selles perioodis saan ka ikka trauma, siis mul ei olegi ühtegi perioodi, kus midagi head oleks. Ja ma olen praegu sellises meeleseisundis, et on olnud hetki, kus ma olen ülilähedal olnud, et võtta kõik ravimid korraga ära. Või siis lausa minna peaaegu ööklubisse Ida-Virumaa ja sattuda reanimatsiooni ja seal videot postitada, aga samas ma tean, et see võib nii halvasti lõppeda, et ma ei suudagi midagi. No surma ma ei karda nii palju, aga ei suudagi midagi postitada ja pärast, kui keegi ikka ei kuule mind. No noor inimene, eks ole. Kui noor ütleb, et me ei vaatamata selle, et juhtus, mis juhtus. Et oleme üksikjuhtumid ja et juhtub paari kuu tagant korra või 2. Mille pärast ei tohi paanikasse sattuda. Vaid lihtsalt igaüks peab ennast natukene hoolsamini kaitsma. Sest Rootsis on näha ikkagi suremuse langust. No intensiivne läks esimest korda nagu lappesse. Aga samas oli siin ükskord ka 7. No ühe päeva kohta ja umbes praekonda ka 7. Noori on nii ja naa, et väga noor ei ole. Vaid 40-ndates on ja enamus meesterahvad nagu ikka.
tead, kas see mõni otsustaja seal oleks? No ma ei mõtle Rootsis, vaid Tšehhis või Itaalias Conte või Macron või ka Läti valitsuse koosseis, siis mul ei oleks isegi kahju ka mitte. Pigem paras saigi oma palga kätte. Jah, aitab.